No muidugi ma mingit nimekõla teadsin, aga midagi muud ega provintsi nii väga palju ei ulatanud ja provintsis oli Rakveres, tähendab, kus mina oma noorepõlve veetsin. Seal oli niimoodi, et oli Mölder, skulptor Mölder, tema naine, kes natuke graafikat tegi vist, ma võin liiga teha, aga no, mina väga imetlesin neid, juhuslikult elas samas majas mu sõbranna ja armastasin väga seal majas käia, et saaks ometi kunstnikega kokku, et noh, see oli minu suur ihalus, sest ma vaatasin väga kõrgele üles nende peale. Ma olen vihane tegelikult väga selle sovjeti peale sellepärast, et see Vene mood toodi niivõrd igale poole sisse. Näiteks me maalisime nahkseks oma pilte. Me pidime maalima lõpuni. Muidugi mingil määral peab lõpuni ka suutma maalida, aga noh, see oli lausa et joonistused läksid läikima fotograafiliseks, et maalid olid tõesti nahksed. Sest et, ja me ise ei olnud rahul kunagi, et ei olnud veel absoluutne, aga tähendab kuskil vahepeal kadus nagu mõte ära selle suure, noh, ütleme pressi taha. Ja või mitte ainult mõte, vaid see kadus asi ise ära. Ja mul oli palju eeskujusid, ma väga imetlesin oma vanemaid kolleege, no vanupallassiste, no kas või Elinor Aikiga eesotsas, no suurepärane, no tore see vana inimene. Jah, ja ma alati olen mõelnud, et terve see plejaad, kes veel elasid, need olid ikka kõik väga andekad maalikunstnikud, rääkimata skulptorist, et rääkimata muidugi neid oli vähem, et kõik vanad need kunstnikud olid, no ma ütlen, et võratud inimesed. Aga noh, muidugi väga suureks sõbraks saime Alfred Kongoga, nii et Alfred Kongo oli mu eeskuju igati. Aga ma olin väga õnnelik ja olen praegu väga õnnelik, et minu juhendaja oli mitmeid aastaid Võõra Hansu. Sest Võõra Hansu oli tark, palju lugenud, muusikahuviline ja tema nii-öelda see meetod, tema õpetamine oli mulle väga sobiv. Paljud inimesed, ma tean, tahavad väga konkreetset ja asjalikku seda õpetust saada, aga mina niivõrd oma töö kallal, et ma kartsin alati, et jumal hoid, kui teeb mingi konkreetse märkuse, ma pean töö ümber tegema, eks ole, jube segav. Ja Võõra Hansu tuli ja rääkis minu selja taga, noh, mingit probleemi, arutas nagu mingit probleemi, mis kunstiga kokku puutus, aga see ei olnud midagi niisugused, vaata, siit lillaks ja sealt võta maha, pane juurde, et see oli, no tema läbikäik oli nagu värske tuulepuhang jälle, sest et mõtled jälle, et vaata, kui tore vanamees, mis ta küll lugenud on, et ta oma vaimu noh, nii-öelda toitis kogu aeg. See oli pauk. Jah,
see oli absoluutne nagu valguse sähvatus, kõik oli olemas. Ma igatsesin koju saada, et ennast ateljee ukse taha lukustada ja hakata nii-öelda looma. Aga noh, muidugi kui tagantjärgi vaadata jah, ega siis neid, noh, ma ütlen, seda haridus oli see vähe. Need olid ainult kolmanid. Need olid ainult kolmanid, sest nad äratasid mu ei, vaid lihtsalt see oli see laks, mis ma sain, mida ma ei teadnud, aga kuhu Jumal mind juhatas, sest see pidi ime olema, et ma täpselt sinna sattusin Harri Kolmani loenguks. Eks ole, kas see ei ole ime? Sõita Moskvasse oma pead nii-öelda ja jõuda sinna ja siis ma tundsin ära, et taevane arm, ma tänan, et ma olengi saanud seda, mida ma ei teadnud tahta. Nii et no see oli ja ma olin muidugi niivõrd vaimustatud, ma mõtlen, kui palju ma kõigile sellest pajatasin ja püüdsin jagada oma õnne, et ometi midagi taolist sai juhtuda. Nii, noh, ikkagi, noh, ma ütlen, et rangel ja valvatud Vene ajal. Noh, ma ütlen, vaata, mu huvid on säänsed, ütlen võro kiili. Et ma olen emotsionaalne, ma ei ole väga tark, aga ma armastan filosoofiat, ma armastan humanitaariat. Aga muide näiteks, no, ready-made'e ma olen elus teinud. Ja võib öelda, et installatsioone ka, kui ma tahaksin niimoodi nimetada, et miks ei. Aga noh, kui palju seal sügavust on või kui palju sa oled sinna energiat andnud. Vaat see energia kogus, sel on ka oma osa. No jaa, loomulikult ma ütlengi, mul on 2 õpetajat. Et esiteks on Nietzsche, Friedrich, kelle ma sain kätte 20-aastasena. Esimesel kursusel juba, kui need punased distsipliinid, punased filosoofia loengud tulid, mida oli võimatu välja kannatada, sellest ma kindlasti rääkinud, sest see oli kõik, see oli see põhi, et siis ma pöördusin Nietzsche juurde, ma lugesin Zarathustrat sel ajal, kui mulle nii-öelda vene keeles loeti marksismi ja leninismi. Et siis ma sain seda, siis ma lihtsalt suutsin seda taluda. Ja niimoodi ma ütlen, et esimene oli Zarathustra, teine, mis mul on andnud jaksu edasi, on muusika. Ja selleks ma pean jälle, kui ma jõudsin Wagneri juurde, siis mul oli alati Wagnerist abi. Ta lihtsalt, ta ei jäta enne, kui ta sind tõesti tohterdab. On küll. Mul on noh, jah, ma ütlen, et väga palju ma Wagnerit kuulanud ja see on mind, no ütleme, mitte päriselt, aga transsi viinud.
vajalikul määral. Et noh, ma ütlen, et midagi peab, mingeid vahendeid pead sa ka kasutama vahel, et mitte väga laiali laguneda, sest väga kerge on ja kohe tuleb vastik noot töösse sisse, kui sa ei anna ennast täielikult, kui sa ei anna ennast pingeliselt. Werner on mul ka nagu teine kodu, sest et kui me emaga, kui ema Siberist tuli ja ma lõpetasin arstiinstituudis, siis me saime ühe väikese toa üürida kesklinnas Viktor Kingissepa 15.5, mis oli 3x3 ruutmeetrit. Seal oli meil 2 voodit, magamisased ja üks kirjutuslaud keskel, mis oli meie köök. Pann oli kirjutuslaua all ja nii-öelda võtsime panni ja poti ja niimoodi me elasime 5 aastat, kuni siis kunstnike maja ehitati ja noh, ütleme kõik ikkagi nii-öelda noh, kuidas öelda siis, noh, riigikunstnikud said ikka kunstnike majja ja siis sain mina Rebase ja Viilipi korteri Loa tänaval, see tähendab ühetoaline korter koos köögiga. No ja siis me emaga olime tohutult õnnelik, see ilus koht, eks ole, et Elva tänav on kõige ilusam tänav Tartu linnas. Selle ma märkasin ära, kui ma tulin lapsena onule külla, ma olin 10-aastane. Siis ma käisin Tartu linna vaatamas, temaga tutvumas ja leidsin, jumal, üks tänav on nii ilus. No ilusad majad, haiad, korras, kõik. See oli Elva tänav. Nüüd on mul 4 kodulinna. Tallinn sünnilinn, siis nüüd elulõpulinn, Võru, Rakvere, Tartu. Ja vahepeal ma ütlesin ka, et ma olen kuidas ma, no et Tartus on kõik minuga toimunud. Tartus ma olen elanud ainult, et aadress on mul Tallinnas. Tartu, ma olen põline tartlane, no tuli meelde. Ma mõtlen, et kui ma juba olin sukeldunud nii-öelda sellesse abstraktsionismi usku, et siis ma oleks võinud julgemini õpilasi õpetada, näiteks Albert Anni pidas loenguid ja oli, noh, püüdis harida. Aga noh, mul oli nagu mingi, ma ütlen, nuga pea kohal kogu aeg, et noh, ega ma ikka mõtlesin, võib-olla ma lähen Lagle Parekuga kohtuma Siberisse. Et noh, ma olen ikka väga vastaline ise, eks ole, ja noh, ma jätsin õpilased ka rahul, ma ikka õpetasin neile maali algeid. Ja noh, paljud on mulle tänulikud olnud, et nad said selle põhja, mis nad said, ega nad ikkagi palju midagi muud ka ei saanud sealt, sest et oli ikka kitsas. No, vaat mõni kursus on huvitav, näiteks Eeva Jänese, Tiit Pääsukese, Heinz Mülleri kursus, no see on üks, see on kunstikooli tulid niisugused imeinimesed. Tore oli see kunstikool ikka, kui mõtled, noh, et tol korral kunstikoolis kõik õpilased tahtsid kangesti õppida, kõik tahtsid kunstnikeks saada. Ja ei olnud mingit muret, ainult anna.
väga hea. Tähendab, ma maalisin nagu, kuidas seda öelda, salaja, tähendab, ma ei tohtinud, mul ei olnud aega. Ma ei saa teha mitut tööd hästi. Ma saan ainult ühte tööd teha korraga. No ma ütlen, kuhu ma iial ei lähe, abstraktsionismist ma ikka päris välja ei pääse. See jääb ja ma leian, et lihtsalt ta on üks võimalus ja ta peab jääma. Aga muide, kui vaatad näituse pilti praegu, noh, mis seal valitseb, ongi puhas abstraktsionism. Jaa, ja neid kasvab peale ikka tõesti kogu aeg ja abstraktsionism läheb järsku nii-öelda saab elujõu veel. On vaja pühenduda ühele asjale. Ja kui ei ole sul endal suuri puudujääke kuskilt kandist, no siis peab saama hakkama.